Torevisioon! Tere! On ajalooline hetk. Alustame maailma esimeste Torevisiooni uudistega. Möödunud aastal tähistas noorteühing Tore 22 aasta möödumist ajast, mil Eestisse jõudis tugiõpilastegevus. Ühingu liikmed kogunesid Laulasmaa kooli, kus toimus muinasjutuline päev koos töötubade ja eeskavadega. Päeva raames peeti ära ka üldkoosolek, kus sai kinnitatud majandusaasta aruanne ning tegevuskava. Üldkoosolek toimub igal aastal erinevas Eesti paigas. Laulasmaal anti teatepulk üle Raasiku Tore noortele. Lisaks ühingu liikmeid kokku kutsuvale sünnipäevale on iga aasta jaanuari teises pooles neid, kes tähistavad Tore sünnipäeva just oma koolis. Ideedest ning loovusest, kuidas tugiõpilastegevuse olulisusele tähelepanu tõmmata, siinkohal puudust ei tule. Juba 23 aastat on noorteühing Tore seisnud hea selle eest, et Eesti koolides oleksid välja õppinud Tore juhendajad. Ja meil ongi praegu stuudios Tore koolitaja Nadežda Zelivõrstova, kes teeb parema kokkuvõtte sellest. Tere! Tere! Ja teile vaatajad ka tere! Mul on hea tunne siin täna olla ja rääkida, et aasta 2018 Tore jaoks oli väga tegus. Meil oli 4 põhikoolitust, kus osales 16 kooli ja isegi 3 noortekeskust. On seda palju? Palju. Ja tegelikult tekib uhkustunne. Ja siis, kui mõelda veel selle peale, et umbes 30 uut Tore juhendajat me koolitasime välja, see on tõesti palju. Ja võib veel öelda seda, et need koolitused ei toimunud meil ühes kohas, vaid oli Leisis, Võsul, Pärnu Jaakubil, Pilistveres. Ja tegelikult seal need kohalolijad olid väga rõõmsad ja panustasid meie ühisesse Eesti toredusse. Torestasime Eestit. Ja meil on tegelikult suurepärane võimalus praegu lülitada otse ühele koolitusele, kus meie koolitaja Maire Lilleberg saab öelda, kuidas inimesed ennast seal koolitustel tunnevad. Olen just välja astunud siit uksest Tore põhikoolitused ja seal on 10 täiskasvanud, kes on tulevased Tore juhendajad ja nendega koos on 15 noort, kes samamoodi õpivad Tore juhendamist ja saavad torekateks. Tore põhikoolituse võlu seisneb selles, et sa saad iseendast rohkem teada, õpid teisi tundma ja saad läbi selle oma hingehariduse eest hoolt kanda. 2019. aastal jätkuvad taas Tore põhikoolitused nii Eesti kui ka vene koolidele. Tulge ja olge julged. Ja olemegi tagasi stuudios. Ja minu kõrval on uus stuudiokülaline. Epp Priimägi, tere! Sina räägid meile täna hoopis uuest algatusest Tores. See on mentorprogramm. Mida see endast kujutab? Tere! Tore mentorprogramm on seotud Tore juhendajatega. Et Tore on alati olnud organisatsioon, mis toetab juhendajad ja on oma hingega väga juhendaja poole. Ja programm ise tähendab seda, et me aitame Tore juhendajal tutvustada Tore metoodikat kogu kooliperele. Et selle aasta jooksul on meil toimunud mentorkoolitused, kui ma nüüd ei eksi, siis 20 erinevas koolis ja meil on olnud 40 kohtumist ja võib öelda, et osa on saanud vähemalt 400 koolis töötavat inimest. Ma ei saa öelda õpetajad, sest et meil on olnud seal ka koolijuhte, isegi garderoobitädisid, õpilasi ja nii edasi. Igas koolis, kus tegutseb Tore ring,
võib vaja minna mentorlust. Koolides tegutsevad juhendajad saavad mentoritega koostöös kujundada juhtkonnale, klassijuhatajatele ning teistele õpetajatele lähemale jõudva sõnumi tore ringi toimimisest ja mõjust koolis. Miks see on, kellele see on, kuidas see puudutab klasse, kus käivad tore noored, kuidas see kogu kooli puudutab. Tore mentorlusprogramm toimub erinevaid tööriistapakette pakkuvate näidistundide sarjana. Valikus on 4 erinevat teemat: meeskond, suhted, väärtused ja enesehinnang. Just eelmine stuudiokülaline rääkis siin, et 30 uut juhendajat on Eesti koolides. Kas nendel on ka võimalik programmiga liituda? Loomulikult on võimalik kutsuda uuesti ja uuesti. Mis selleks tegema peaks? Tuleb kirjutada tore@tore.ee. Torevisioon! Ja nüüd on stuudios uus külaline, tegevjuht Karmen Aasma. Ja kogu Eesti on sel aastal tähistanud Eesti 100. Kuidas on see teie ühingus aset leidnud? Meie ühingus eelkõige oli suvekool, mis oli inspireeritud Eesti 100. sünnipäevast. Tähistasime meiegi meie kodumaa sünnipäeva suvekoolis augustis, 14–16 august see toimus Remnikul ja oli väga juubelihõnguline suvekool. Mida see täpsemalt tähendab? Nagu ma juba varasemalt ütlesin, siis suvekool oli inspireeritud sel aastal Eesti 100. sünnipäevast. Pesad, gruppide nimetused olid seotud meie rahvuslindude, rahvuslooma, rahvustoiduga, nii et meil olid räimepoisikesed, hundikesed, samuti töötoad, kus rääkisime Eesti toidust, rääkisime ka sellest, et kuidas Eesti vetes turvaliselt hakkama saada, ja samuti ka peod olid nii külapidu kui ka tore Vantsi ja tore Vantsi preili siis vastuvõtt, nii et nii nagu tähistas kogu Eesti sünnipäeva, tähistasime meie ka 3 päeva oma suvekoolis Eesti sünnipäeva. Ja kui paljusid Eesti koole see puudutas, kui palju teid sinna Remnikule kokku tuli? Seal oli ligi 20 kooli, lisaks ka noortekeskus Raasiku ja ka Kolga noortekeskuse vilistlased, et meil oli nii praeguseid torekaid kui ka vilistlaseid. Hästi, et võib siis öelda, et tükike tore Eestit läks üle Eesti laiali pärast suvekooli. Jaa, nii võib ikka öelda. Hästi, aitäh Karmen saatesse tulemast. Meiega jätkame siit hoopis teistel teemadel. Tore ringi, see tähendab väljaõppinud juhendajate ja noorte olemasolu koolis võimaldab käivitada mitmesuguse suunitlusega kampaaniaid ja kasvatuslikke programme. Nii on torekad varmad leidmaks kaasavaid ning positiivsusele suunatud tegevusi kogu kooliperele. Väärtuspõhiselt on levinuim rõhutada sõbralikkust ning soojust ja häid suhteid kallistamise päeva ja sõbrapäeva raames. Kuid ainuüksi aastasse 2018 jäi veel sadu väikeseid ja suuremaid tegevusi, mille kaudu said õpilased heategudeks väljundi või pandi koolipereliikmed mõtestama neile olulisi väärtusi. Mitmeid taoliste tegevuste kajastusi jagavad tegijad ise tore Facebooki lehtedel. Märka, kuula, silma vaata, suhelda nii mõnusam. Naeratusi teele saada, siis on õhkund tuusam. Soojad sõnad avad meil, seda just kui palju pole. Selles siiski iga mees rõõmu tunneb nii, mis koole. Leia endast tore tunne, näita üle
mida targad ilmselt näevad. Kooli rõõmuks aasta läbi, teha miskit igal päeval. Leia endas tore tunne, näita üles hoolimist. Kui on tegu, mõtle ja nüüd on meil stuudios taas uus külaline, seekord siis toreühingu juhatuse liige Aili Avi. Tere, Aili! Sina oled siin selleks, et rääkida veel ühest täiesti uuest asjast, mida Tore varem mitte kunagi teinud ei ole. See on ennetava mõtteviisi konverents. Jah, selline sündmus tõesti Türil 15. novembril aastal 2018 toimus ja tagantjärgi ma ütleks, et see oli päris hull idee, et kutsuda kokku üle Eesti kõik need organisatsioonid ja ühingud, kes Eestis üldse kooli toetavad, nii et kõik nad tulid, Tore kutsele reageerisid ja väga vahva päev oli. Kui ma mõtlen sellele korraldusele tagasi, eks see oli ühingu poolt ka üks paras suur proovikivi, et kuidas toimetada, meid on ju ühingus päris vähe, kes nii-öelda aktiivselt palgal või tööl on, et aga me tegime selle ära ja see päev kujunes selliseks mega hea sünergiaga asjaks. Et kui ma mõtlen neid partnereid, üle 10 töötoa, mis sellel päeval olid kõikidele nagu soovijatele, kes meile tulid, avatud, et nad saidki seal tõsiselt nagu süvitsi minna vastavalt sellele huvile, kellel mis oli. Oli see siis Kiva või oli see Vaikuse minutid, neid partnereid üle Eesti, kes koolides toimetavad, on ju päris palju lisaks Torele. Ja konverentsil osalejate tagasiside minu arvates on olnud ka hästi positiivne, nii et miks mitte mõni järgmine partner ei võiks seda sarnast mõtteviisi, just ennetavat mõtteviisi kandvat konverentsi veel teha. Mine tea, kes partneritest selle üle võtaks, igatahes tõesti vahva asi sai. Mida see ennetav mõtteviis võiks tavakuulajale praegu tähendada? No koolides on hästi tihti selline olukord, kus me tegeleme koolis igasuguste tagajärgede likvideerimisega. Näiteks, et juba keegi laps käitub pahasti ja juba on mingi probleem läinud nii suureks, et me küsime, et kas vanemad ei oleks saanud õigel ajal märgata, kas õpetajad ei oleks osanud õigel ajal nagu aidata. Et ma arvan, et siin ongi see oskuste puudumine, et hästi suured nõudmised on Eesti koolile ja kui me tahame, et me kõik oskaks neid noori hästi kasvatada, et siis me võiksimegi teha koostööd, jagada kogemusi, õppida parimatelt, jagada ja koostöö on need märksõnad, mis ongi, nii et see koolirõõmu paljundamise nii-öelda pealkiri, mis meil konverentsil oligi tegelikult väga õige, et me paljundasime nagu paljundusmasinast, eks ju, oma ideid ja ma arvan, et sellest tuleb nii-öelda järellainetusena päris palju üle Eesti sellist tagasisidet, et see ongi mõjunud ja pannud mõtlema, et me peame tegema rohkem koostööd. Noorteühing Tugiõpilaste Omaring Eestis on üks kiusamisvaba haridustee kujundajatest. Kiusamisvaba haridustee liikumine sai alguse aastal 2014. Liikumise loojateks olid lisaks Noorteühing Torele veel Lastekaitse Liit, Sihtasutus Kiusamisvaba Kool ja Tartu Ülikooli Eetikakeskus. Tänaseks on koalitsiooniga liitunud veel ka Eesti Õpilasesinduste Liit, programmiga Salliv kool, MTÜ Vaikuse minutid, Tervise Arengu Instituut VEPA käitumisoskuste mänguga ja Sihtasutus Archimedese noorteagentuur programmiga Hooliv klass. Kiusamisvaba haridustee koalitsiooni toetab Haridus- ja Teadusministeerium. Noorteühing Tore on üleriigilistest programmidest seotud veel ka koolirahu programmiga, olles üks selle loojatest aastal 1999. Tänaseks on koolirahu programmi eestvedajaks Lastekaitse Liit ning Torel on au olla selle programmi iga-aastane partner. 2018. aastal sõlmiti vabariiklik koolirahu Pärnus. Igapäevaselt koolikeskkonnas tegutsedes on Tore noored ja juhendajad väga tugevalt koolirahu mõtte aastaringse sisu kujundajateks ning kandjateks. Aga Aili, tegelikult sina ju igapäevaselt toimetad Türi põhikoolis ja oled seal Tore juhendaja.
on sul uue aastaga seoses mõned soovid, unistused, lubadused iseendale antud? No lubadusi ei saa ikka otse-eetris anda, eks ju, väga kõvasti siin, aga mul on mõned unistused küll. Näiteks juhendajana ma arvan, et üks tore juhendaja on alati üks rõõmus inimene ja seda ei saa niisama lihtsalt tekkida, et ma väga ootan juhendajana, et ma saan minna toreühingu supervisioonidele. Saan minna sügiskooli, saan minna suvekooli, saan minna konverentsile veebruaris, nii et kõik need ootused on minus olemas ja neid ootusi kannavad ka need noored, kellega ma koolis töötan, nii et ma arvan, et uusi kohtumisi ootan kõige rohkem uuelt aastalt ja neid ju ühing väga palju võimaldab ka. Tõotab tulla väga hea, tore aasta. Nii Aili sul kui ka ma loodan, et teistel juhendajatel üle Eesti. Kohe-kohe peaks stuudiosse jõudma meie koolitaja Maire Lilleberg, keda me ennist nägime otse tore koolituselt. Küll aga jõuab ta siia hoopis tore majandusuudistega ja seda me väga ootame, et milline on olnud möödunud aasta majandus tore võtmes ja tegelikult on päris huvitav teada, kas ja siin ta ongi. Tere, Maire Lilleberg, tore koolitaja. Sõna on sinul, juhatasin sind juba sisse, inimesed on väga põnevil ja ootame ühiselt koos, millised on siis majandusuudised tore rindel? Aitäh! Et tore ühingul on olnud eelmine aasta väga tegus aasta ja kuigi ta on börsil olnud juba 23 aastat, siis viimasel ajal on see areng börsil tohutult kasvanud. Olen ka kokku pannud ühe graafiku, kus ta on siin alguses ja siis liigub ja viimane aasta on nüüd suure spurdi üles teinud ja talse on kasvanud ja tundub, et see kasvab edasi, sest jätkuvalt põhikoolitused, uued mentorikoolitused ja konverents arvatavasti on ka sellel uuel aastal toimumas ja palju huvitavaid ja väga vajalikke uusi tegevusi. Torevisiooni ilmauudised. Ei saa me ilma ilmauudisteta ja need toob meile stuudiosse koolitajate koolitaja Endla Lõõkova. Tere, Endla! Tere, Marju! Käesoleva aasta ilmaprognoosid on toredad. Meil on püsivalt tugev riigi toetus teha tööd Eesti noortega. Maa ja ilm on täis koostööpartnereid. Karge talveilm vaheldub kevadise sulaga ja see on igati tore kasvulava, tore noortele. Tore ei torma, töö ja lõbu käivad käsi käes, ilma naljata. Suurepärane lõpp. Ja Maire Lilleberg on meil tore koolitaja, kes töötab juba aastast 1999. Või ei tule? Ma mõtlen nii, ma ei saa eetrit täita, millega ma täidan. Ma ei tahtnud. Selles mõttes ma räägin ikka Marjuga ja natuke rahvale ka. Sellega on hea võtta kokku see esimene uudiste osa. Eestis on tungiv vajadus sellise konverentsi ja kokkusaamiskoha vastu, et võtame uuesti. Suurepärane lõpp, mis tähendab, et siit stuudiost me ikkagi läheme kuhugi, nagu nii öelda. Me väga ootasime neid majandusuudiseid siia lõppu, küll aga on meil veel jäänud ka ilmauudised. Mida ma ütlema peaksin siin? Aitäh! Aitäh, Aili!